kuidas lõigata SimpleBIM-iga IFC mudeltükkideks selliselt, et ka algselt mudeldatud mudeli elemendid, näiteks seinajupp lõigatakse keskelt pooleks ja arvutatakse kummagile poolele eraldi maht juurde. Selles videos seda praegu näitan. See käib tööriistaga Location Editor. Käivitan Location Editori. See tekib siia üles, lülitan Location Editori sisse, on. Ning järgmise käsuna on meil tarvis saada siia sisse nii-öelda prismid. Prismid tegelikult SimpleBIM-i keeles on täiesti tavalised ruumielemendid. Neid ruumielemente võite te luua Revitis, ArchiCADis, SketchUpis, kui teil tarkvara käepärast on. Ja see ruumielement siis piirab seda ala, mida me tahame sinna lõike sisse jätta. Ehk et see ruumielemendi piirijoon ongi lõikamise piirijoon. Kui nüüd tahate teha mingisugust hästi lihtsat lõiget, siis on võimalik ka siin SimpleBIM-i sees lihtsamaid location prisme mudeldada. Ning kõige lihtsam on teha nii, et luua nad create location prisms from clipping planes. Ehk et defineerida lõikepindadega see ala, mida te eraldada tahate. Selleks võtan 3D akna, clipping plane'id, lülitan sisse ja ütleme, et ma tahan seda maja osa eraldada. Meil on siin muidu see sein. See sein on üks tükk, aga tahaksid keskelt pooleks lõigata ja üleüldse kogu selle maja osa mahud eraldi saada. Lülitame lõikepinnad sisse. Arvan, et selle pinnaga paralleelselt saan ma hea lõikepinna. Ja ütleme, et tahan nii lõigata. Ja võite teha siia veel neid lõikepindasid juurde, aga tegelikult tingimata vajadust ei olegi tegelikult selle järgi, et ta juba teab, et te seda nähtavat osa eraldada tahate. Minnes tagasi Location Editori, on siin create all, create location prism from clipping planes. Ja see element siia selliselt tekkis. Sellele asjale tasub anda nimi. Seda nime saate anda siit location 0-le või ka location 1-le, location 2-le, vahet ei ole. Mina kirjutan siia location 0, hoone A-tiib näiteks. Ja see on nüüd sellesse alasse jäävatele elementidele selline nimetus külge pannakse. Ning kui me nüüd lõigata tahame, siis siin üleval paremal on selline käsk nagu Resolve and Split. Siin pakub erinevaid valikuid, not decided yet paketis ja elemendid siin on. Smart Split tähendab seda, et te saate anda nagu tolerantsi, et ütleme, kui see seina ots on 250 mm sellest location prismist väljaspool, siis see Smart Split siis selle koha pealt ei lõika, ehk et ta siukse pisikesi kutsikaid sinna ei tekita. Muus osas okei. Ja vaatame, mis juhtub. Nii. Mudel lõigati pooleks. Lõigati pooleks ka sein. Jah, tõesti akent ei lõigatud selle pärast, et aknad on defineeritud selliste elementidena, mida lõigata ei saa, sellepärast et see ehitusplatsil ka akent naljalt ei lõika. Aga sein lõigati ära. Nüüd, tõsi, peab teadma, projekteerija poolt antud mahud, nagu siin neto- ja brutopindala, peale lõike tööriista kasutamist enam ei kehti. Küll aga on, näete, sellele seinale antud siis külge parameeter, hoone A-tiib, ehk et see on siis kulus. Ning tegelikult on siia külge arvutatud siis ka teataval määral mahu informatsiooni. Antud juhul mingil põhjusel ainult kõrgus, pikkus ja ruumala, aga seda on võimalik seadistusega määrata, mis mahtusid siia sellele seinale külge veel arvutada on vaja. Ja tegelikult nii lihtne ongi, et nüüd
palju selle maja mahtusid on siis võimalik eraldi arvutada või eksportida see maja osa eraldi IFC-na. Kuidas moodi tekitada siia nüüd neid keerulisemaid prisme? Seda räägib Sagari Lehtinen oma SimpleBeami tutorial videos, mille lingi panen selle video alla. Tänan tähelepanu eest.